Lugupeetud Riigikogu liikmed, alustame Riigikogu täiskogu 7. istungjärgu 1. töönädala neljapäevase istungiga. Ja kõigepealt kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 53 Riigikogu liiget, puudub 48. Ja nüüd on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Vadim Belobrovtsev, palun. Lugupeetud kolleegid, lugupeetud Eesti rahvas, meil on siis arupärimine peaministrile ja teemaks on, ma arvan, hästi oluline demograafiline olukord, mida võib nimetada juba katastroofiliseks tegelikult. Eestis iibestatistika jõudis uude madalpunkti. Siseministeeriumi andmetel registreeriti eelmisel aastal Eesti perekonnaasutustes kokku 9092 sündi, mis on ajalooline miinusmärgiga rekord, kusjuures samal ajal suri 15 427 inimest. Lisaks negatiivsele loomulikule iibele pöördus negatiivseks registreeritud rändesaldo, seda kusjuures esimest korda alates aastast 2014. Ja Statistikaameti andmetel oli 1. jaanuaril 2026 Eesti rahvaarv 7041 inimese võrra vähem kui aasta varem. Sündide arvu järsk langus on jätkunud juba mitmendat aastat ja 2024. aastal jäi sündide arv esimest korda ajaloos alla 10 000. Aasta 2025 oli selles mõttes veelgi hullem. Nii et Eesti Keskerakonna Riigikogu fraktsioon on selle probleemile valitsuse tähelepanu pööranud juba mitu aastat ka siin saalis. Aga tulutult kuskilt ei paista, et valitsus oleks probleemi tõsidusest ja võimalikest tagajärgedest aru saanud ja tegutsema hakanud. Juba mitu aastat kõik ministrid, kes on meie küsimustele vastanud, tunnistavad, et oleme silmitsi suure väljakutsega, et probleem on kindlasti olemas ja nii edasi, mida aga pole, on konkreetne plaan, tegevuskava või siis strateegia, kuidas sellest olukorrast välja tulla ja hakata seda Eesti jaoks eksistentsiaalset probleemi lahendama. Nii et me siis küsimegi peaministrilt, kas valitsuse liikmed saavad aru probleemi sügavusest ja selle võimalikest tagajärgedest, kas on olemas valmidus hakata sellega ka päriselt tegelema, kas valitsus on olemas pikemaajaline strateegia, kuidas parandada Eesti demograafilist olukorda ja märgatavalt tõsta sündimust ja veel mitu küsimust samal teemal. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole ja olen siis Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise ja juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Läheme tänase päevakorra juurde ja tänases on meil üks päevakorrapunkt ja selleks on Vabariigi Valitsuse algatatud hoiu-laenuühistu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 671 SE teine lugemine ja ettekandjaks palun rahanduskomisjoni liige Mart Võrklaev. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Head kolleegid. Eelnõu lähtub soovist suurendada hoiu-laenuühistute läbipaistvust ja liikmete aktiivsust ning suunata ühistud tõhusama järelevalve all toimivasse panga või ühistu panga vormi. Ehk eelnõu põhieesmärk on kaitsta hoiustajate raha. Eelnõu esimene lugemine lõpetati 2025. aasta 9. septembril. Muudatusettepaneku esitamise tähtajaks 23. septembril eelnõule Riigikogust muudatusettepanekuid ei laekunud. Eelnõu kohta küsiti arvamust eelnõu ettevalmistamisel osalenud huvigruppidelt kokku 25 eri osapoolelt. Ja rahanduskomisjonile laekus arvamus audiitorkogult, Eesti Pangalt, Finantsinspektsioonilt, Eesti Hoiu-laenuühistute Liidult, Kambja Hoiu-laenuühistult, Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistult, Raha Hoiu-laenuühistult, Tallinna Hoiu-laenuühistult, Tartu Hoiu-laenuühistult ja
hoiu-laenuühistu Keldex Eesti. Ja rahanduskomisjon tutvus 4. novembri istungil tutvus huvirühmade arvamustega ja kuulas ära huvirühmade esindajad. Ja 2. detsembri istungil tutvus komisjon Rahandusministeeriumi ettevalmistatud ettepanekutega eelnõu muutmiseks ning 16. detsembri istungil kujundas nende osas seisukoha. Ja komisjon otsustas esitada eelnõule 15 muudatusettepanekut. Võib-olla kõige olulisem neist on 12. muudatusettepanek, kus nähakse ette tingimus, et enne 2026. aasta 1. märtsi sõlmitud hoiuselepingute pikendamiseks on võimalus kuni 5 aastat. Selles debatis on hästi palju teemaks olnud see, et kui nüüd hoiu-laenuühistud peavad ennast pangaks või ühistupangaks ringi kujundama, aga need, kes seda ei soovi, et kuidas siis toimub hoiustajatele hoiuste väljamaksmine, sest et nende hoiuste vastu on välja antud võib-olla pikaajalisemad laenud. Ehk esimene eeldus on see, et hoiused tuleb välja maksta, aga juhul, kui tõesti ei ole likviidseid vahendeid hoiu-laenuühistul ja siis saavutatakse hoiustajatega kokkulepe, et laenulepingutest tagasimaksed tulevad pikema aja jooksul, et siis on võimalik neid hoiuste väljamakse tähtaegu pikendada. Ehk et see peaks vältima nüüd sellist ohtu hoiustajate poolt, et justkui väga kiiresti oleks vaja hoiused hoiu-laenuühistust välja võtta ja hoiu-laenuühistule antakse siis võimalus likviidsete varade olemasolul need hoiused välja maksta. Kui neid ei peaks olema ja need on laenudega tagatud ja saavutatakse hoiustajaga kokkulepe, siis võtta selleks pikemalt aega. Aga see pigem on erand kui reegel. Ja komisjon langetas järgmised menetluslikud otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14. jaanuaril, teha ettepanek teine lugemine lõpetada ja kui teine lugemine lõpetatakse, siis teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 21. jaanuaril. Ja kõik need otsused langetati komisjonis konsensuslikult. Aitäh! Aitäh! Ja teile on ka küsimusi. Urmas Kruuse, palun! Aitäh! Erinevatel hetkedel on ka Riigikogu liikmed saanud erinevaid kirju nendelt esindajatelt, kes selles äris sees on olnud, ja eile lugesime veel ühte artiklit, kus üks perekond on hädas sellega, et oma 150 000 eurot kätte saada, mis viitab selgelt sellele, et selles regulatsioonis on vaja muutusi ja tegelikult miks Riigikogu selle ju üles võttis, on seotud sellega, et kaitsta inimese vara, et see ei läheks sõna otseses mõttes kaduma. Kas ja miks teie arvates tänased tegutsejad sellele seisavad sellisel kombel vastu, et mis seal taga võib olla, sellepärast et need negatiivsed näiteid on järjest rohkem peale tulemas ja kui pankades on vähemalt tagatud teatud summa sõna otseses mõttes hoiuste näol, siis selles süsteemis seda ei ole. Aitäh! Lõpus jõudsite väga hästi selle pointini ka, et tegelikult kui pangas inimesed raha hoiustavad, siis on hoius garanteeritud 100 000 euro ulatuses. Hoiu- ja laenuühistus sellist garantiid ei ole. Kahjuks need hoiustajad tihti seda ei mõista, ei tea, arvavad, et see on sarnane panga tähtajalise hoiusega. Ja tegelikult siis, kui peakski seal hoiu-laenuühistus midagi halvasti minema, siis need inimesed oma raha kaotavad. Miks see regulatsioon oluline on? Seda me oleme nii avalikult kui ka siin komisjonis korduvalt ka arutanud. Ongi see, et kaitsta seesama hoiustajate raha. Ehk et 29. aastaks hoiu-laenuühistud peavad juba enne otsustama, aga oma tegevustega jõudma nii kaugele, et kas nad lõpetavad hoiu-laenuühistu vormis tegutsemise ja jätkavad pangana või ühistupangana, võivad jätkata krediidiasutusena, võivad jätkata makseteenuse pakkujana, aga selle seaduse jõustumisel alates selle aasta märtsist, vist oli veel juuli, üks nendest kuupäevadest uusi hoiuseid enam kaasata ei saa.
Ja kui nad siis hoiu-laenuühistud selle seaduse alusel otsustavad jätkata ja muutuda pangaks või ühistupangaks, siis nad liiguvad ka Finantsinspektsiooni järelevalve alla ehk et siis on neil tagatud ka sarnane kontroll nagu pankadel ehk et kui hoiustajate raha kaasatakse, siis on ka seal vastav kontroll taga. Ja loomulikult, kui nad on pangad, siis on ka need hoiused tagatisfondiga tagatud, nii nagu pankades 100 000 eurot. Et veel kord, eesmärk on kaitsta hoiustajate raha. Aitäh! Aivar Kokk, palun! Aitäh! Tänu Tartu laenuühistu tegevusele on kindlasti Riigikogu liikmetel siin natukene lihtsam hääletada, aga tegelikult mure on ikka selles, et nendele tehtav kontroll on olnud väga nõrk ja Finantsinspektsioon peab ka täna kontrolli tegema, aga loomulikult mitte sellisel moel kui pankadele. Ja ma oleks oodanud selle seaduse juures lihtsalt seda, et selle 5 aasta jooksul ehk sõna otseses mõttes homsest antakse Finantsinspektsioonile rohkem volitusi. See on üks pool. Ja teine, mis on seal võib-olla natuke küsimärgi juures, et see 5 aastat tundub hästi pikk aeg. Aga ma tean, et osad hoiu-laenuühistud on andnud tuule- ja päikeseparkidele käendust ja laenu, mille tasuvusaeg on 10+ aastat. Et kas seal ei võiks ka olla see variant, et kui on selgelt näha, kus koha pealt iga kuu tagasimakse toimub, et võiks ka anda pikemat võimalust, et kui hoiustaja on nõus selle tagasimakse saamisel koos nagunii selle protsendiga. Aitäh! Aitäh! Nagu te ise ütlesite, et tegelikult see 5 aastat on juba isegi päris pikk aeg ehk et hoiu-laenuühistul on nüüd aega, seda seadust me oleme menetlenud juba mitu aastat ehk et on teada, et riik sinna suunas liigub, on olnud aega oma hoiuste võtmisel ja laenude väljaandmisel sellega arvestada. Ja teiseks nüüd veel kord, et see 5 aastat rakendub ikkagi siis, kui tõesti ei ole likviidseid vahendeid hoiu-laenuühistul ja kui need on seotud selliste pikaajaliste lepingutega laenu andmisega, siis võiks, ma usun küll, olla see 5 aastat piisav aeg, et hoiu-laenuühistu saab need tagasi või siis leiab mingi refinantseerimise võimaluse nendele välja antud laenudele ja saab hoiused ikkagi tagasi maksta, sest et mida pikemaks me seda 5 aastat venitame, seda suurem risk või seda väljamaksete aega venitame, seda suurem risk on see, et need hoiustajad kunagi oma raha ei näe. Ja ma olen mitu korda seda siin öelnud, aga see on see seaduse põhieesmärk, et kaitsta hoiustajate raha. Aitäh! Peeter Ernits, palun! Ja juhataja, lugupeetud ettekandja. 21. mail esitas Reformierakonna väärikas liige Urmas Paet pankrotiavalduse ühe hoiu-laenuühistu puhul, kuna oli saanud 100 000 tünga. Ja 5. juunil esitati sama see seadus. Et kas see võib seda nimetada Urmas Paeti nimeliseks seaduseks? Selle seaduse nimi on Vabariigi Valitsuse algatatud hoiu-laenuühistute seaduse muutmise, sellega seonduvalt teiste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Aitäh! Varro Vooglaid, palun! Ja suur tänu! Nagu me kõik teame, on selle parlamendi koosseisu tööaja jooksul korduvalt juhtunud, et vastu on võetud seadus, mille president on jätnud välja kuulutamata, kuna tema hinnangul on see seadus olnud põhiseadusega vastuolus. Ja ma kardan, et siin võib olla tegemist järjekordselt sellise kaasusega, kus võib tabada eelnõud sama saatus. Õnneks, ütleme, positiivne pool on see, et eelnõu seletuskirjas küll sisaldub põhiseaduslikkuse analüüs erinevalt paljudest teistest eelnõudest, mida me oleme näinud, aga mina ei ole kindel, et see analüüs on selline, mille järeldustega võib ühemõtteliselt nõustuda. Ja tõsiasi on ju see, et praegusel hetkel on võetud sihiks keelata ära üks ettevõtlusvorm, mida on Eesti Vabariigis pikka aega praktiseeritud ja pole sugugi kindel, et sama eesmärki tagada hoiustajate huvide kaitse ei saaks saavutada vähem põhiseaduslikku õigust, mis on sätestatud paragrahvis 31 piiravate vahenditega. Kas te olete sellesse küsimusse komisjonis suhtunud täie tõsidusega, et vältida eelnõu puhul jälle sama saatust, et president jätab selle välja kuulutamata? Aitäh! Jah, me oleme nii komisjonis kui tegelikult Rahandusministeeriumis sellesse küsimusse suhtunud täie tõsidusega, et seda eelnõu on menetletud siin
Annely Akkermann oli rahandusminister, siis ta tegeles sellega, mina olin rahandusminister, tegelesin sellega, kohtusime, kuulasime erinevaid osapooli. Siis Jürgen Ligi nüüd tõi ta selle parlamenti ja siis komisjonis me jätkasime neid arutelusid, ehk et see viide on teil ju õige, et hoiu-laenuühistud selliste reeglite järgi enam edasi tegutseda ei saa, küll antakse neile õigus ja võimalus kujundada oma see tegutsemisvorm ringi pangaks või ühistupangaks. Ja tegelikult nad võivad jätkata ka lihtsalt tulundusühistuna, nad võivad jätkata makseteenuse pakkujana, nad võivad jätkata krediidiasutusena. Ja mis see vahe siis on, eks ju, et kui sa oled ühistupank või pank või praegusel hoiu-laenuühistus, sa saad kaasata hoiuseid, kui sa jätkad tulundusühistuna, makseteenuse pakkujana või krediidiasutusena, siis sa ei saa kaasata lihtsalt hoiuseid, aga sa saad iseenesest edasi tegutseda. Ehk et ma sellega ei oleks nõus, et me päris võtame võimaluse ära või lõpetame ühe ettevõtlusvormi ära. Lihtsalt selles ettevõtlusvormi sees tuleb oma tegevus ümber kujundada vastavalt sellele, kuidas siis tegelikult selle liikmed, ehk et needsamad hoiustajad on ju ka selle hoiu-laenuühistu kõik liikmed. Et nemad ise saavad otsustada, kuidas nad jätkavad, kas nad lõpetavad selle hoiuste kaasamise tegevuse ära, lõpetavad oma laenulepingud ära või korraldavad selle nii, et hoiused saavad välja makstud ja siis lõpetavad üldse tegevuse, võtavad ette selle, et moodustavad ühistupanga või panga, jätkavad hoiustega, jätkavad laenudega, või siis maksavad hoiused välja, hoiused ei kaasa, makseteenuse pakkuja krediidiasutused. Et neid võimalusi siin on ja seesama see 5 aasta nõue nüüd on tehtud selleks, et ikkagi saaks hoiused kenasti välja makstud, et see ei oleks liiga rutaks. Ehk et ma julgen öelda, et see küsimus, mis teil oli väga põhjendatud, et sellega on proovitud igakülgselt arvestada ja ma väga loodan, et selle võimaliku riivega on ka arvestatud või me oleme siin arvestanud, kui me selle vastu võtame ja loonud siis paindlikud võimalused, et võimalikult väike see riive oleks. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja ja ettekandja, et hea meel kuulda, et see ei ole Urmas Paeti nimeline eelnõu, nagu meil siin varem on olnud siin Tanel Teini nimelised. Aga küsimus, et põhiseadusele vastavus, paragrahv 31, ettevõtlusvabadus 12 ja nii edasi, et Linda Sassi, Kambja hoiu-laenuühistu väärikas juht, keda ma väga usaldan, ja paljud teised on esitanud need kahtlused. Ja praegune valitsus on ikka ühest ämbrist teise loksunud siin, ükskõik kas siis pommivöö tõttu või mõne muu vea tõttu ja presidentil on kõvasti tööd olnud siin. Et kas selle põhiseaduslikkuse vastavus, sa ütlesid küll, et sina oled olnud ja Annely on olnud, aga vaadake, mida te olete teinud, kõik automaksud ja Annely on praegu riigivisiidil ja üks ämber teise otsa. Et kuidas sa saad seda kinnitada, et vastuolu põhiseadusega sellel praegusel ei ole? Aitäh. Riigikogu liikme välisvisiidil käimine muidugi mingi äpardus ei ole, et see on töö osa. Aga eks ma just eelküsijale või kolleegile, kes küsis ju seda, selgitasin, ehk et jah, ei loe see, kes on olnud ametis, et võib-olla see on vähe oluline, aga ma tahtsin sellega iseloomustada lihtsalt seda, et seda eelnõud on hästi pikalt menetletud, siin on kaasatud väga palju erinevaid osapooli, et ma oma ettekandes ütlesin ka, et neid on 25 tükki, sellesama põhiseaduse võimaliku riivega on siin tegeletud. Ja tegelikult meil peab ikkagi olema ka riigis ja seadusandjana võimalus ju neid ettevõtlusvorme ringi kujundada, kui elu näitab, et sellisel kujul need ei toimi või on riskid liiga suured. Ehk et kui te tõite siin ka enne välja Urmas Paeti nime, siis tema oli üks hoiustajatest, aga nagu ma ütlesin, see ei ole sellega seotud, küll on see seotud väga suure, ma julgeks öelda, tuhandete Eesti inimeste hoiustega, et ka praegu üks laenuühist on makseraskustes ja me ei tea, kuidas see lõpeb, aga minu hinnangul on meil väga suur probleem, kui väga suur osa Eesti inimesi kaotab lihtsalt oma säästud, oma raha. Ja kui me seadusandjana seda näeme, et selline probleem on, siis me peame leidma sinna võimalikult mõistliku ja tõhusa mooduse, et seda hoiustajate raha kaitsta. Ja ma arvan, et antud eelnõuga on leitud see kena tasakaal, ehk et hoiu-laenuühistud sellisel kujul
ei saa edasi tegutseda, kui nad soovivad hoiuseid kaasata. Kui nad soovivad hoiuseid kaasata, täidavad teatud reeglid, alluvad Finantsinspektsiooni kontrollile, taotlevad tegevusload, saavad kenasti pangana jätkata, kaasata hoiuseid, anda välja laene. Kui see tundub liiga suur tükk või seda ei soovita, siis jätkatakse makseasutuse krediidiandjana. Et ma tean, et ka see Kambja hoiulaenuühistu vist makseteenuseid ka pakub. Ehk et loomulikult seal on ka hulk tublisid ettevõtjaid, aga need ettevõtjad saavad soovi korral oma tegevuse siis ka vastavalt ümber kujundada ja selleks ümberkujundamiseks me oleme proovinud anda võimalikult mõistliku aja, aga veel kord arvestades ka sellega, et mida pikem on see aeg, seda suurem võib risk olla hoiustajatele nende raha kaotamiseks. Aitäh! Varro Vooglaid, palun! Ja suur tänu! Esiteks aitäh vastuse eest eelmisele küsimusele, aga ma veidikene täpsustaksin, et koht, kus mina näen kõige suuremat probleemi, potentsiaalset probleemi seonduvalt vastavusega põhiseadusele, puudutab siis põhiõiguste riive vajalikkust. Teatavasti selleks, et ühtegi riivet saaks arvata põhiseaduspäraseks, peab see olema nii sobiv, vajalik kui ka mõõdukas. Ma olen nõus, et seda meedet saab pidada sobivaks, selles mõttes, et see aitab saavutada taotletud eesmärki. Aga küsimus on nüüd selles, et kas ta on vajalik, ja vajalikkuse puhul on küsimus selles, kas sama eesmärki oleks võimalik saavutada vähem põhiseaduslikke õigusi riivavate meetmetega. Ja kui ma vaatan ka eelnõu seletuskirja, siis nagu öeldud, seal on see põhiseaduslikkuse analüüs olemas, aga see on natuke pinnapealne ja seal ei ole minu meelest piisavat argumentatsiooni, miks näiteks ei võiks pidada vajalikuks vähem riivavat meedet, mis seisneks näiteks selles, et rakendada ulatuslikumat järelevalvet hoiulaenuühistute üle või siis sätestada mingisugune künnis, mille piiresse jäädes võib hoiulaenuühistu endiselt oma tegevust jätkata. Miks see künnise variant näiteks ei aita saavutada sama eesmärki? Aitäh! Aitäh! No oleme otsinud seda vähem riivamat moodust selle sama künnise näol ja kahjuks seal ei ole selles mõttes head lahendust, et mis võiks see künnis olla. Et kui võtta näiteks kaasatud hoiuste maht, siis tekib küsimus, et kuidas me hindame seda, et kui palju või mis on see summa, mis on justkui siis ma ei tea, halb on siin öelda, aga nii-öelda normaalne, mis siis see hoiustaja kaotab. Et tegelikult me siin peaks mõtlema, et iga hoiustaja, kes paneb, on see 10 eurot, 100 eurot, 1000, 10 000, tegelikult me ei tahaks, et ta seda kaotab. Ja selleks pangahoiustel ongi loodud see tagatisfond, ja tagatisfondi ülalpidamisse panustavad ka siis need samad pangad ise, eks ju, et see toimiks. Samamoodi FI järelevalvesse. Et tagatisfondi alla nad ei käi ja siis igal juhul see risk tekib. Siis võib võtta, et võtaks selle kuidagi liikmete arvuga. Aga mis see liikmete arv meile ütleb, et seal võib olla 10 liiget, 100 liiget, need inimesed jällegi oma raha hoiustavad, jällegi võivad oma raha kaotada ja kui võtta ka mingi piirkondlik meede siis, või nagu ulatus, siis on näha, et need hoiulaenuühistud, kui nad algselt olid loodud sellise ühes piirkonnas, et tulid inimesed kokku, panid oma hoiused ja sama piirkonna ettevõtjad olid selle sama liikmed ja siis rahastasid neid projekte. Ja ma arvan, et siin mingi 20 aastat tagasi, 25 aastat tagasi, 30, see kõik niimoodi toimiski. Praeguseks me näeme, et see hoiulaenuühistu on ikkagi ka oma tegevusega ise liikunud sinna, et ta loob mulje, nagu ta oleks pank, sest et me näeme siin, ma ei tea, internetiavarustes, tänaval ringi sõites reklaame, too oma hoius siia, selline intress, nii ja naa, ja need intressid on väga palju kõrgemad kui pangas, ehk nad ahvatlevad. Ehk et ta on ammu väljunud sellest regionaalsest mõõtmest, sest et kui see kuulutatakse Tallinnas, Tartus, ma ei tea, Põlvas ja Paides, et mis see regionaalsus sellel ühel hoiulaenuühistul on, tal võib olla oma nimi Tallinna või Tartu või Põlva, mis iganes seal, aga tegelikult see kaasad, et seda hoiuseid siis igalt poolt ja teistpidi need hoiustajad on ka siis selle liikmed, aga seal ei ole mingit kogukondlikkust. Ehk et ma arvan, et suur osa need hoiulaenuühistuid on ise oma sellise tegevusega juba liikunud sinna panga suunas, mis on visuaalne, aga sinna ei ole regulatsioon ja garantiid järgi tulnud ja nüüd selle seadusega me siis toome ka need sinna järgi ja need kohustused paneme. Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Varro Vooglaid, palun! Ja suur tänu!
Soovimata pikalt kõnet pidada, ma lihtsalt kasutasin võimalust läbirääkimistes osaledes kõneleda veidikene ja jätkata seda diskussiooni, mida me siin juba pidasime, sellepärast et minu võimalus esitada 2 küsimust on ammendatud. Ma veel kord juhin tähelepanu sellele, et minu hinnangul ei ole sugugi kindel, et see meede põhiseaduste riive näol, mida siis see eelnõu ette näeb, on kooskõlas põhiseadusega. Nagu ma eelnevalt osutasin, selleks, et põhiseaduslike õiguste riive oleks kooskõlas põhiseadusega, peab ta olema nii sobilik kui ka vajalik kui ka mõõdukas. Ja probleem on just nimelt selles vajalikkuses. Härra kolleeg Võrklaev just nimelt selgitas praegusel hetkel, et küll kaaluti võimalust, et sama eesmärki võiks saavutada ka vähem riivavate meetmetega, näiteks siis teatava künnise kehtestamise näol, milleni või mille raames tegutsedes võiksid hoiulaenuühistud jätkuvalt oma tegevust jätkata, või siis see aspekt jäi vist mainimata teil või vastamata, mis puudutab tõhusamat järelevalvet. Aga mina ei näe, miks see võimatu on, et näiteks sätestada künnis. Te ütlesite, härra Võrklaev, et aga kuhu see künnis siis asetada? No see on valiku koht, aga tegelikult võiks asetada ja vähemalt vaadata, et kas siis see leevendab neid probleeme, millega on silmitsi seistud või mitte. Kui ei leevenda, siis on ju alati võimalik kas künnist langetada või siis liikuda edasi selle faasi juurde, kuhu praegu soovitakse kohe liikuda hästi suure hüppega. Aga miks mitte näiteks sätestada sellist piiri, et hoiulaenuühistud võivad jätkata tegutsemist samas vormis tingimusel, et nende liikmete arv ei ületa numbrit X. Ma ei ole valdkonna spetsialist, ma ei oska öelda, mis see number praegusel hetkel võiks olla, ma ei ole sellesse küsimusse ka nii põhjalikult süvenenud, aga oletame, et on näiteks, ma ei tea, kas 1000 inimest. Et miks see oluline on see, et kui ka see hoiulaenuühistu peaks nii-öelda hapuks minema, siis see kahju ühiskonnale ei ole niivõrd suur, kui näiteks juhul, kui me räägime ühistust, millel on võib-olla 25 000 või 30 000 või 50 000 liiget. Ja selles mõttes see risk on ka lihtsalt kvantitatiivselt palju väiksem. Ja teine võimalus künnist sätestada oleks ju hoiuste mahtude järgi. Et ma ei tea, mis iganes see number jällegi oleks, on see siis näiteks 10 miljonit või 25 miljonit või üldse väiksem summa, küla tasandil mingisugune ühistu opereerib seal, ütleme, kuni miljoni piires või nii edasi. Ma ei näe, miks jällegi on võimatu, sellepärast, et kui me räägime nii väikesest hoiuste mahtudest, nagu näiteks 1 000 000 eurot, siis see kahju ühiskonnale, kui see projekt peaks minema vett vedama, jällegi ei ole nii suur. Ja lõpuks ei saa ju ka võtta sellist suhtumist, et riik on nagu lastehoidja, eks, et ütleb, et ei, no me ei saa lubada isegi väikest kahju. Me ei saa lubada isegi väikest kahju. Ja samast kaalutlusest lähtudes võiks öelda, et keelustame ära näiteks alkoholi tarbimise üleüldse, sest tõsi, osad inimesed oskavad kasutada alkoholi mõõdukalt, mõistuspäraselt, aga siiski leidub päris palju neid, kes ei oska ja me ei saa lubada seda, eks ole, et inimestele tekib nii palju kahju ja perevägivalda ja kõik, mis sellega kaasneb, et keelame ära. Ma arvan, et see ei ole selline õigusriigile kohane lähenemine. Põhimõtteliselt on ikkagi täiesti aktsepteeritav võtta ka selline hoiak, et jah, inimesed teavad, et kui nad paigutavad oma raha näiteks hoiulaenuühistusse, siis sellega kaasnevad riskid A, B ja C. Sa pead neid riske kaaluma ja ütled, jah, sellest hoolimata ma soovin need riskid aktsepteerida, sellepärast, et mina soovin hoiustada oma raha hoiulaenuühistus, mitte pangas. Soovin teha seda kohalikul tasandil, toetada kohalikku ettevõtlust, mitte toetada sellist majanduslikku formatsiooni, kus siis põhimõtteliselt hoiustamise ja laenamisega saavadki tegeleda ainult pangad. Nii et võtta vastu selline seadusandlik meede, mis sunnib seniseid hoiulaenuühistuid oma tegevust ümber korraldama ja reorganiseerima ennast pankadena, tähendab ilmselgelt seda, et paljud hoiulaenuühistud peavad oma tegevuse lõpetama. See ilmselgelt soosib pankade huve, sellepärast, et kõrvaldab konkurentsi, aga minu arvates riik ei peaks sellisel viisil tegutsema. Me oleme varemgi näinud mustreid, mis peegeldavad seda sama hoiakut. Et kõik võimalikke makse on peetud võimalikuks tõsta, välja arvatud siis see üks ettepanek, mis oli, et kehtestaks pangamaksu sarnaselt Lätile ja Leedule. Olukorras, kus pangad võtsid väga suuri intressi tulusid tulenevalt sellest, et Euribori lihtsalt tõsteti. Et mulle paratamatult jääb selline mulje, et need seadusandlikud projektid, mis siit järjest tulevad või ei tule, teenivad ikka ühte ja seda sama huvi, milleks on siis pankade huvide kaitse. Aitäh! Aitäh! Kõnesoove rohkem ei ole, sulgen läbirääkimised.
Ja antud eelnõule on tehtud siis 15 muudatusettepanekut ja alustame nende läbivaatamisega. Muudatusettepanek number 1, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Muudatusettepanek number 2, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Muudatusettepanek number 3, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Muudatusettepanek number 4, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Muudatusettepanek number 5, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Muudatusettepanek number 6, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Muudatusettepanek number 7, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Muudatusettepanek number 8, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Muudatusettepanek number 9, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Muudatusettepanek number 10, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Muudatusettepanek number 11, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Muudatusettepanek number 12, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Muudatusettepanek number 13, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Muudatusettepanek number 14, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Muudatusettepanek number 15, esitajaks rahanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Sellega oleme muudatusettepanekud läbi käinud ja juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 671 teine lugemine lõpetada. Ja sellega on teine lugemine lõpetatud ning tänane istung lõppenud. Aitäh!